Elas ja oli kord kuningatütar, tark, aga ülemeelik tüdruk. Kui sellele kosilased tulid, andis ta neile mõistatusi mõistatada ja kes ei mõistnud, aeti minema. Kui mitte keegi tema mõistatusi ära mõista ei jaksanud, laskis ta avalikult välja kuulutada, et ta sellele mehele läheb, kes tema mõistatused ära mõistatab, olgu ta ka, kes ta on. Sellest said 3 rätsepat kuulda ja kõige vanem neist ütles: mina olen iga peenema tööga valmis saanud, küll ma siis ka selle asjaga toime saan. Teine arvas enesest sedasama. 3. neist oli alles õige noorukene, muidu küll tragipoiss, aga et ta veel oma pead head vestigi valmis ei osanud teha, ütlesid teised temale: jää sina aga peale koju, ega sinu pea seda kokku ei võta. See aga ei lasknud ennast eksitada, läks kaasa ja oli rõõmus, nagu oleks maailm tema päralt. Need kõik 3 tulid siis kuninga lossi ja ütlesid kuningatütrele: andku see aga oma mõistatused üles, nüüd olla parajad mehed seal, kes mõistatada oskavat. Kuningatütar ütles: mul on 2 juukseid peas. Mida värvi nad on? Kui muud suuremat ei ole, ütles esimene, küllap nad mustad ja valged on, nagu süsi ja sool. Ei ole õige, ütles kuningatütar, ütelgu teine. Siis ütles teine: ei ole nad mustad ega valged, siis on nad pruunid ja punased, nagu minu ema pühapäeva seelik. Ei ole õige, ütles kuningatütar, mõistatagu 3, ehk see teab. See astus ette ja ütles: kuningatütrel on kulla ja hõbedakarva juuksed. Kui kuningatütar seda kuulis, kahvatas ta ära ja oleks või istuli kukkunud, sest viimane ütlus oli õige ja tema oli lootnud, et keegi inimene seda välja arvata ei oska. Kui ta jälle toibus, ütles ta: ega ma end sellega veel alla ei anna. Enne pead sa veel midagi ära tegema. All tallis on karu. Seal pead sa öö mööda saatma. Kui ma hommikul üles tõusen ja sa alles elad, olen ma sinu. Ta mõtles sel viisil rätsepast lahti saada. See aga ei lasknud ennast ära hirmutada, vaid ütles: küll ma sellega toime saan. Kui nüüd õhtu kätte jõudis ja rätsep karu lauta viidi, tahtis karu temale kohe küünte ja hammastega kallale asuda. Aga rätsep ütles: tasa, küll ma su vagaks teen. Ise ta tegi, nagu ei oleks midagi. Võttis taskust suuri pähkleid, nagu neid laadalt vene mehe käest osta saab, hakkas neid katki salvama ja sööma. Kui karu seda nägi, tuli talle ka pähklite peale himu. Rätsep andis temale siis ka peotäie. Aga mis ta andis, ei olnud pähklid, vaid väikesed kivid. Karu hakkas salvama, ei saanud aga mitte ainustki katki, nii kõvasti, kui ta ka hammustas. Kae, mõtles ta,
Missugune toba sa oled? Mitte pähklitki ei saa katki. Ja ütles rätsepale. Hammustas sina mulle pähklit katki? Mis mees sinaga oled? Ütles rätsep. Enesel suur suu ja mitte pähklitki ei saa katki. Ta võttis kivikesed, oli kärmas vahetama, pistis pähkli suhu ja kraksti oli see katki. Seda asja pean ma veel korra proovima, ütles karu. Kui ma järele mõtlen, pean mina ka sellega toime saama. Rätsep andis temale jälle kivikesi ja karu vaevas ennast mehe moodi. Aga ega te keegi ei usu, et ta ühe katki sai. Kui sellest naljast juba küllalt oli, võttis rätsep oma viiuli hõlma alt välja ja hakkas mängima. Kui karu muusikat kuulis, ei saanud ta teisiti, kui hakkas tantsima ja tantsis, kuni ära väsis. Siis küsis ta rätsepalt. Kuule, kas see viiuli mängimine on ränk töö? Mitte sugugi, vastas rätsep. Näe, pahema käe sõrmed pane keelte peale ja paremaga sae aga tuleb kui piibust. Õpeta mind ka mängima, ütles karu. Siis võin ma igal ajal ise mängida ja tantsida, kui tahan. Väga hea meelega, ütles rätsep, kui sa õppida viitsid. Aga näita mulle enne oma käppa. Karu näitas ja rätsep ütles. Nõnda ei lähe. Sul on hirmus pikad küüned. Need tulevad enne maha lõigata. Seal olid seina küljes kruustangid ja rätsep ütles karule. Pane käpp siia vahele. Karu pani ja rätsep kruvis käpa tangide vahele kinni. Soo, ütles ta. Nüüd oota, kuni ma käärid toon. Laskis karu uriseda nõnda palju, kui ta tahtis. Heitis ise nurka õlgede peale maha ja jäi magama. Kuningatütar, kui ta hommikul ärkas ja karu kuulis müravat, oli rõõmus ja mõtles, et karu hea meele pärast mürab ja et rätsepat enam ei ole. Aga kui ta vaatama läks, nägi ta, et rätsep oli terve ja lustiline nagu kala vees. Nüüd ei olnud tal enam mingit põhjust vastu puigelda, vaid pidi täitma, mis ta kõikide kuuldes oli lubanud. Vana kuningas laskis hobused tõlla ette rakendada ja tütar pidi peigmehega kiriku juurde laulatusele sõitma. Aga mõlemad teised rätsepad olid noore rätsepa õnne üle kadedad. Läksid talli ja päästsid karu kruustangide vahelt lahti. Karu oli hirmus vihane ja jooksis tõllale järele. Kuningatütar kuulis teda ähkivat. Temal oli hirm ja ütles peigmehele. Oeh, karu ajab meid taga ja nõuab sind kätte. Rätsep ei olnud laisk. Ajas ennast tõllas tiritammi, pistis jalad tõllaaknast välja ja hüüdis karule. Kas sa kruustange näed? Kui sa kohe ära ei lähe, panen ma su jälle vahele. Kui karu seda kuulis, katsus ta, et minekut sai.
noor paar aga käis kiriku juures ära. Laulatati paari ja elas nagu varglase paar kanepi põõsas.